Jah, tere ka minu poolt, et ma arvan, et siinkohal on paslik siis jätkata natukene praktilisemate näidetega, kuigi kuigi Juhan, väga tänan selle ettekande eest, et see oli vabandust nüüd, nii, okei, ja, et see oli äärmiselt põnev ja minu arust kogu see teoreetiline pool oli väga niimoodi lihtsasti seeditavalt edasi antud. Ehk siis aitäh. Aga jah, lähme siis edasi, et need, kes mind ei tea, mina olen Annika Guestjoy'st, olen Guestjoy kaasasutaja. Meil on läinud hästi selles suhtes, et nende aastatega oleme me suutnud päris kenasti oma jalajälg kasvatada Euroopas. Ehk siis täna lisaks siis Eestile on tegelikult meie need sihtturud Kesk-Euroopa. Meil on väga suur arv kliente Tšehhis, Ungaris, Islandil, Iirimaal. Kuigi vaatamata sellele jah, et Eesti turg oli meie selline alguspunkt ja meie koduturg, ehk siis on endiselt ja jääb meile väga armsaks. Aga mis on siis meie missioon, et Guestjoy missioon on pakkudagi sellist digitaalset külastajaelamust hotelli vaates. Ja kui me nüüd lähme edasi, siis vaatame natukene neid töötajate numbrid võib-olla turismisektoris, et veel kord ma ei jätka tegelikult väga sellise teooria poolega, aga siiski ma arvan, et oleks hea vaadata natukene siis nendele numbritele otsa ja nagu ka Juhan oma ettekandes väga palju rääkis protsesside kaardistamisest ja üldse nende valupunktide ülesleidmisest, siis ja ka seesama poll, mis näitab, et kuidas digitaliseerida neid teatud protsesse ja just siis teatud töölõikudel. Ehk ma arvan, et see selles mõttes on selline hea slaid siinkohal. Kogu Euroopas siis minu andmetel ehk siis tegelikult Eurostati andmetel on siis majutussektori all on 2,7 miljonit töökohta. Kui meil oli esimene majanduskriis, siis loomulikult see tööpuudus kasvas meeletult ja hakkas alles näitama sellist teatud taastumist aastal 2014 ja jõudes siis sinna kriisieelsele tasemele aastal 2016. Ehk siis tegelikult, kui me räägime turismi ja majutussektorist, siis selline keskmine aastane kasv aastast 2008 oli 1,9 ja jõudes siis 18% aastaks 2017. See tähendab seda tegelikult, et kogu see turismi ja majutussektoril on väga suur potentsiaal. Ehk siis tegelikult, kui majandusel läheb hästi, kui inimestel on raha, nad hakkavad reisima. Juhan kordas seda mitu korda, see ei kao mitte kuskile. Inimesed tahavad reisida, see taastub. Millisel kujul ta taastub, see on teine küsimus. Aga tegelikult jah, kui majandusel läheb hästi, siis inimesed reisivad. Veel, mis on selline huvitav, võib-olla selline huvitav slaid, mida näidata, on see, et turismi ja majutussektoris, pigem isegi majutussektoris, kui me vaatame neid numbreid, siis selline keskmine vanus on 15–24 ehk siis 15–20% nendest töötajatest jäävad vanusegruppi 15–24. Ja selline, kui ma natukene siis uurisin ka neid numbreid ja statistikat, siis selline huvitav teadasaamine oli minu jaoks, et Sloveenias, Austrias, Poolas ja Leedus ja kaasa arvatud Eestis on siis 2/3 töötajast on naised. Väga sihuke huvitav. Ehk siis mida me tegelikult järeldame kõigest sellest, et me järeldame seda sellest, et inimesed tegelikult, kes töötavad tihtipeale majutussektorist, nad on hooajalised kindlasti, sellepärast et turism on siiski väga hooajaline, et on teatud hooajad, kus kindlasti me palkame rohkem inimesi ja siis kui hooaeg saab läbi, siis nad lähevad minema. Ehk siis tegelikult tihtipeale nad ei ole väga suurte oskustega ja see on selles mõttes selle turismi eripära ja samamoodi kindlasti on mingid regioonid, kus on aastaringselt läheb turismil väga hästi.
aga siiski tegelikult see kõigub väga tugevalt hooajati. Miks ma sellest kõigest räägin, ehk siis viidates tagasi tänase seminari teemale turismiettevõtte kasvu digitaliseerimisest, siis tegelikult see on üks väga hea indikaator üle vaadata need nõrgad kohad ja võib-olla siis kaaluda, kas see tehnoloogia toetab paremat teenindusstandardit. Me võime jätkata samamoodi. Inimesed, maskid, pleksiklaas vastuvõtus, kuid kas see tegelikult toetab sellist väga head külastaja elamust? Ehk siis tegelikult seetõttu me ka näeme, et väga paljud hotellipidajad juba on hakanud mõtlema võimaluse peale siis digitaliseerida teatud protsesse. Tõesti, see ei ole absoluutselt kerge, sisuliselt ei möödu peaaegu ühtegi päeva, kus mõni hotell peab jälle sulgema oma uksed, aga ja ka need vähesed inimesed, kes tegelikult ka veel hotellis töötavad, et nad on ülekoormatud, pidevalt tulevad peale uued regulatsioonid ja tõesti puudub ka see finantsvõimekus parandada neid süsteeme ja tõepoolest see selline, keegi ei tea, mis see tulevik toob, keegi ei tea, kaugel see vaktsiin on, mis edasi saab. Aga siiski tegelikult me näeme, et kui me räägime just majutussektorist, siis hotellipidajad on hakanud vaikselt juba vaatama sinna suunas, et kuidas siiski digitaliseerida siis mõnda protsesse ja nagu veel kord ma viitan hästi palju tagasi ka eelpool öeldule, mida siis ka Juhan mainis, et ilmtingimata ei pea tehnoloogia olema kallis, tasub alati kõigepealt kaardistada tõepoolest oma need murekohad ja siis sealt hakata edasi vaatama. Aga lihtsalt, et võib-olla, et kui inimesed arvavad kogu aeg, et see on hästi kallis ja kas siis samamoodi see ROI, et kas see toob seda tagasi, siis tegelikult te võite väga palju üllatuda nendes erinevates tehnoloogia pakkumistes. Ja me võime tegelikult vaadata ka natukene kaugemale üleüldse, sellepärast et tegelikult kogu Euroopas on 6,8 miljonit hotellituba ja juba praegu on tegelikult rohkem kui 4 miljonit, no inglise keeles on see short stay rentals, aga sellised, nimetame siis apartmendid, stuudiod, konteinerid, palun väga erinevat tüüpi sellised kontseptsioonid on tekkinud turule, kes mõnes mõttes ju konkureerivad nende samade hotellitubadega ja see sektor tegelikult kasvab meeletu kiirusega. Ehk siis tegelikult, et see kasvab täiesti peaaegu 2 korda kiiremini, kui kasvavad siis sellised klassikalised hotellid täna turul. Ja me võime võib-olla arvata, et seal on mingisugune eelis võib-olla hotellidega, sest et need, kes on juba valmis, et ma arvan, et nende eelis on see, et nad suudavad tegelikult oma majutust võib-olla niimoodi manageerida väiksemate kuludega. Ehk siis tegelikult sõltumata sellest, kas seal majas on 10% või on seal siis 90% täituvus, aga tegelikult nendel on juba vähem inimesi, nendel on tegelikult juba päris tihti on sellised profid juba pandud tööle, kes suudavad siis just pakkuda seda väga head teenindust. Et tegelikult ma tean, et peale mind jätkab Killu sektor konteinerist ja minul oli muidugi võimalus ka sinna minna ja ma mäletan siiamaani seda check-in protsessi, mis tegelikult oli väga meeldiv ja oli väga mugav, et seal oli selline mõnus sumin, teenindaja ütles mulle, et oota, ma viin kohvilauda ja siis tulen teen sulle check-in'i ära, et see oli siuke väga meeldiv kogemus ja tõepoolest ma ei pidanud täitma paberid, ma ei pidanud allkirju andma, aga Killu saab sellest kindlasti kõigest lähemalt rääkida, et mina selles mõttes räägin oma külastaja elamusest. Tõesti, tihtipeale seda tüüpi majutused kasutavad juba nõksake paremaid tehnoloogiaid, mis siis garanteerivad selle külastaja elamuse ja nende check-in elamus erineb suuresti siis sellest klassikalisest check-in elamusest.
Ehk siis tegelikult nagu ma ütlesin ka, et mida meie ise nagu näeme, et väga paljud hotellipidajad on tulnud juba meie juurde ka, et küsida siis, et kuidas siis minna edasi. Ehk siis jah, võib minna mõni samm tagasi, aga tegelikult võib ka siis natukene vaadata siis kogu seda vastuvõtuprotsessi üleüldiselt. Ehk siis needsamad korduvad tegevused ehk siis check-in, see pidev paberi täitmine. Jah, Killu jättis siia kommentaari, tõepoolest Eesti Vabariigis täna on veel nõutud füüsilist allkirja, kuigi ma tean, et see teema vist on ka juba arutlusel, et ehk siis oleks võimalus asendada see digitaalse allkirjaga. Kogu siis see check-in, mis tegelikult vähendab, arvestades tänast siis seda kogu seda koroonakriisi, mis meil on, ta vähendab seda aega, mida see klient peab seal vastuvõtus veetma, ehk siis muidu praegu on väga tugevalt siis selline tervise ja turvaelement on sinna sisse toodud. Et kuidas jah, nagu minimeerida siis seda aega, mida see klient seal vastuvõtus üldse kulutab. Aga teisest küljest tegelikult samamoodi ka need külastaja ootused, sest et kes siis täna reisib, ehk siis täna ju reisib ju tegelikult suures plaanis millennial, kes julgeb, kelle tervis võib-olla on vähem ohus, kuigi ka see on juba küsimärgi alla seatud, aga kindlasti nemad tulevad kiiremini tagasi ja need on nende ootused, nendel on, ma arvan, 8% kõikidel on iPhone'id ja nad on nii harjunud nendes istuma ja nende ilmselt ekraaniaega on, ma kujutan ette, 4 tundi päevas. Ehk siis tegelikult me juhime ju siinkohal neid külastaja ootusi ja samamoodi nagu Juhan ütles ka, et ma lähen lastega restorani, et see tõesti on imetüüt on istuda restoranis pool tundi ja oodata siis seda õhtusööki. Ehk siis see kogu see lisateenuste müük ka, et mis enne oli juhitud vastuvõtus, aga jälle see küsimus, et kuidas seda saab analüüsida, kas oli see numbriliselt alati pandud kenasti Excelisse, mis müüs, mis ei müünud, kuidas seda müüdi. Ehk siis tegelikult kogu see andmeanalüüs oli seal suures plaanis puudu ja ma arvan samamoodi need sellised toredad raamatukesed või raamatud, mis pannakse hotellitubadesse. Ehk siis tegelikult ma arvan, et jälle, kui me vaatame neid külastaja ootusi, siis tegelikult see hakkab kaduma. Ehk siis kogu see lisateenuste müük ka, et kuidas seda teha niimoodi nähtamatult, väga mugavalt, kliendi ootusi täites, tead, et klient tuleb perega, tal on seal seesama 2-3 last, ta läheb restorani, ma siis lastele pakume kohe free kartuleid, et tegelikult on need tehnoloogiad täiesti olemas juba ja nad toetavad tegelikult väga tugevalt siis seda külastaja ootust, aga lihtsalt teinekord võibki tekkida see küsimus, et ma arvan, et võib-olla kas ei teata veel teinekord sellest või ei osata võib-olla neid oma protsessidesse lisada, sest mida meie nagu tunneme ka, et seal vahel ongi see, et ma saan täiesti aru, et kui ma olengi midagi teinud niimoodi 10-20 aastat, et siis see ongi hästi, et mõnes mõttes eks igas kriisis leidub ka alati siiski positiivseid asju, et me küll täna seda ei näe, aga ma arvan, et kui me nüüd täna mõnda protsessi kindlasti siis muudame, siis tuleviku vaates me saame aru, et see võib olla ka finantsiliselt väga tugevalt ennast ära õigustanud ja kogu siis see tagasiside küsimine samamoodi, et kuidas ikkagi külastajatelt siis saada seda tagasisidet, kuidas ma tean, et minu majutusasutus on kõige parem. Ehk siis, et kuidas siis erineda nendest konkurentidest, sest ega külastajad ju loevad tagasisidet, nad otsustavad hotelli kasuks just siis vastavalt sellele, kas kellelegi see eelnevalt meeldis või ei meeldinud. Ja neid protsesse tegelikult on täna juba väga lihtne juba digitaliseerida. Nii, ma ei tea, kas jah, ma tegelikult olen juba väga tugevalt, lähen üle aja, ehk siis ma siis kiirustan ja nüüd lihtsalt ka vaadata kiiresti numbritele peale, ehk siis tegelikult need numbrid on võetud otse Guestjoy andmebaasist, et jälle vaadates külastaja ootusi, et
check-in kui selline on väga-väga populaarne, ehk siis kui me näeme, kui me kliendile saadame check-in kaardi, siis nad väga suure rõõmuga täidavad selle ära, saadavad selle hotelli ja kogu see käitumismuster on väga tugevalt muutunud, et te näete, et see hele hall tegelikult märgibki ära siis check-in'i osakaalu üldse hotellis. Ehk siis see on alates maist on see drastiliselt kasvanud. Kui me liigume edasi järgmise slaidi juurde, siis muidugi me näeme, et kogu see lisateenuste müük ja tagasiside on tegelikult ta kahanenud, aga ta on suuresti kahanenud ka sellepärast, et lihtsalt ei ole külastajaid, et ma ei hakanudki üldse seda septembrit ja oktoobrit siia tooma, sest see on suures plaanis suht sama, aga aprill-mai oli tegelikult täiesti suletud, et nagu ma ütlesin, et need andmed on võetud Guestchoice'is üleüldisest andmebaasist hõlmates 400+ hotelli, ehk siis tegelikult aprill-mai oli väga-väga nutune tegelikult terves maailmas. Nii. Ehk siis jah, et me võime panna sellise väga uhke nimetuse sellele, kuidas siis olla siis modernne hotellijuht, kes siis vaatab kõik oma protsessid üle, aga tegelikult jälle, et tasubki need kõik asjad ära kaardistada, et kuidas siis check-in on mul täna tehtud, kas ma üldse tahan seda paremaks teha, võib-olla mulle sobib see täpselt nii, nagu on, võib-olla lähen tagasi üldse selle vana raske võtme peale, ehk siis tegelikult tulebki küsida seda 5 miks'i enda käest ja siis hakata liikuma. Lisateenuste müük ka, kas see on mul üldse oluline, et tihtipeale need uued kontseptsioonhotellid, nendes ei olegi võib-olla lisamüük nii väga oluline, aga samas jälle spa hotellides tegelikult peaks järjest rohkem nagu vaatama külastajate vajadusi, külastajate ootusi ja lähtuma siis sellest, et milliseid pakkumisi ma siis täpselt oma külastajatele teen, et tegelikult kõik ei ole ühe pika puuga saadud, et sisuliselt on väga hästi võimalik siis kasutada segmenteerimist. Ja seesama tagasiside, eks ju, et Google kindlasti siinkohal särab väga tugevalt, on TripAdvisor, Booking, aga jälle, et kuidas me siis klientidelt selle tagasiside välja saame, et ma ei istu ta kõrval nii kaua, kui ta mulle selle jätab. Ja lihtsalt me näemegi sedasama, et need avamise protsendid, kui me saadame klientidele täna meili, ehk siis, et näed, et ole hea, täida ära oma check-in kaart või ole hea, broneeri kõik asjad ette, siis avamise protsendid on meeletult suured. Nad kliendid tahavad seda infot täna ette saada, nad lausa janunevad selle järgi, ehk siis ilmselt see on jälle kogu see tervise ja kogu see turvalisuse risk ja see element sinna juurde pandud, et see tegelikult on äärmiselt oluline. Ja üleüldse jah, kui me räägime süsteemidest, tänapäeval on väga uhked hotellitarkvarad, millel on avatud API-d, mida on võimalik integreerida absoluutselt ükskõik millise kolmanda osapoole külge, ehk siis alati alustage oma hotellitarkvarast, vaadake, mis lahendused neil on ja siis vaadake, mis lahendustega nemad suudavad ühilduda. Ja see tegelikult see trend liigubki sinna suunas, et maailm on avatud, kõik on pilves, ehk siis tegelikult teil on olemas üks süsteem, mis siis tegelikult toetab kõiki teisi miljonit lahendust ja tänu sellele need lahendused on kättesaadavad, nad ei ole absoluutselt enam tänapäeval nii kallid. Et tasub vaadata kindlasti väga kriitilisi pilguga üle oma hotelli tarkvara alustuseks ja sealt edasi liikuda järgmiste protsessideni. Ehk siis on olemas kindlasti täna me teame väga populaarne BMS, Muse on väga avatud kindlasti, aga see ei tähenda üldse mitte, et ei või kasutada ka mõnda siis kindlasti vanema generatsiooni lahendust. Aga sisuliselt jah, et nad peavad toetama seda, et on tagatud siis kogu see kliendi digitaalne teekond, check-in, sealt edasi ta jätab selle sama allkirja, ta jõuab hotelli, tal on juba lisateenused broneeritud ja sama see andmeanalüütika sinna juurde. Natukene kiirustan, kuna muidu me jätta killul absoluutselt aega. Aga jah, ja siis see visuaalne pool, eks tegelikult inimesed söövad silmadega. Mitte midagi ei ole sinna teha, et see tähelepanu kaob väga-väga kiiresti. Ehk siis piltidel on väga suur tähendus, et eriti just, kui me räägime spa-teenuste müügist, et selles mõttes selline mõnus, magus pakkumine ilusa pildiga ja kui ta ongi täpselt suunatud sellele konkreetsele kliendile, mees tuleb oma abikaasaga ja tahab võtta massaaži kahele ja te näete, et jackpot, et tegelikult, et siis ta selle broneerib, sest et see on jälle külastaja ootuste juhtimine. Ja võib-olla
mis nüüd juhtus, vabandust. Ja võib-olla siis jah, et lõpetuseks, et online check-in on tõesti praegu väga kuum teema ja ma tean, me oleme ise rääkinud hästi paljude hotellijuhtidega nii Eestis kui välismaal, aga eks ta on niisugune suur küsimärk, et kas ma peaks võtma äpi või ma võiks võtta siis sellise veepäpi, kioski, uksekoodid, registreerimiskaardid, et mis ma nagu oskan öelda, et tõepoolest ka kui raha ei ole, siis kindlasti ei pruugi olla võimalik võtta täislahendusi, aga vaatamata sellele tegelikult, kui teil enne ei olnud mitte midagi, sisuliselt teil olid vastuvõtus administraatorid, siis looge see võimalus klientidele alustuseks lihtsalt digitaliseerida seda check-in protsessi ja vaadake, kuidas te kliendid selle vastu võtavad. Ehk siis ma ei ütle, et nüüd on vaja kohe minna jooksma Assa Abloy lukkude järgi, et tegelikult veel kord, et samamoodi on võimalik saata ka registreerimiskaarte läbi e-maili klientidele ja vaadata, mis see tagasiside reaalselt tuleb ja võib-olla siis natukene uurida turgu, et tegelikult see tõesti on praegu väga fragmenteeritud ja ma tean, et hästi raske on praegu otsustada, et mida siis reaalselt võtta, et kas ma usun äppidesse, ma ei usu äppidesse, et mis tegelikult siis sobib sellele minu hotellile kõige paremini, aga Killu kindlasti räägib nende check-in elamusest kindlasti rohkem. Ehk siis ma jätan selle slaidi vahele, kuna minu aeg on ammu täis, et aitäh teile kindlasti minu poolt, et jah, kui teil on küsimusi, siis kirjutage, joonistage, aga veel kord, et ma loodan, et ühel päeval läheb kõik kindlasti paremaks ja loodan, et saite siis mingisuguseid väikeseid näpunäiteid siit kohalt. Aitäh teile!